Tere! Täna meil on järjekordne leinakohvik veebis. Leinakohvik on meil loodud teadlikkuse tõstmise eesmärgil, selleks, et murda tabusid ja lubada endal rääkida nendest teemadest, millest võib-olla on tihtipeale keeruline rääkida või siis teistel inimestel ka keeruline kuulata. Aga leinakohviku üks eesmärkidest on siis just see, et läbi rääkimise, läbi jagamise saame normaliseerida leina reaktsioone, mida inimesed kogevad ja siis läbi selle tuleb ka mõistmine. Et meil oleks võimalikult vähe leinas inimesi, kes jäävad toetuseta ja järjest rohkem ja rohkem selliseid inimesi, kelle ümber on teadlikud lähedased ja teadlikud spetsialistid. Täna on meil külas Karmen Koppel, kes on leinatoetaja ja arst. Karmen just käis, ma saan aru, tehnilisel põhjusel välja. just, aga nüüd oled ilusti tagasi ja ma just jõudsin su nime ka mainida. Et vahepeal võtan siin ka veel teisi osalejaid vastu. Ja Karmen räägib nii läbi oma isikliku kogemuse kui ka siis sellest, mida ta on märganud ja millega ta on kokku puutunud. Räägib lapse kaotuse leinast. Ja tänane tund aega ongi, Karmen, täiesti sinu päralt, sinu juhtida, sinu kaasata ja meie oleme sinu jaoks olemas, ma usun, et me kõik. Ja palun, Karmen. Aitäh ja ma tahan tõesti kõigepealt esmalt Meelile öelda aitäh, et ta seda võimalust üldse pakkus ja seda sellist teemat käsitleda. Et minu valik siis tõesti rääkida lapsekaotusleinast on ühelt poolt siis kindlasti mõjutatud läbi selle, et ma olen vanemana ise kogenud lapse kaotust, lapse surma. Tegelikult ka arstina ma puutun kokku aeg-ajalt ikka nende olukordadega, kus tuleb leppida selle tõsiasjaga, et ka lapsed surevad. Ja just läbi selle oma kogemuse olen ma ka aru saanud, et võib-olla oleks hästi oluline, et sellised tugigrupid tekiksid, kus siis vanemad saavad kohtuda. Nüüd minu enda kogemus on siis hetkeks 2,5 aasta vanune, et 2021. aasta oktoobris suri siis minu tolleaegne 18-aastane laps. Ja see oli ootamatu surm ja see esialgne šokk asendas siis üsna pea sihukese pika ja üsna ränga leina kogemusega. Ja see leina kogemus või ütleme siis enda leina analüüsimine ja abi otsimine tegelikult on mind siis toonud sellesse punkti, kus ma täna olen. Et ma saan aru, et kui ma seda oma surnud last enam aidata ei saa, siis ma saan tegelikult aidata iseennast ja läbi enda aitamisega siis oma teisi lapsi aidata. Ja sellepärast mulle tundub, et on sellest oluline rääkida. Nüüd me teame, et iga lein on tegelikult ju ikkagi omamoodi ja hästi suures pildis ei ole nagu vahet, et mida me leiname. Lemmiklooma, last, vanaema, ema, ükskõik keda. Aga et sellel lapse leinal tegelikult on mingisugused või surnud lapse leinal siis on siiski teatud siuksed erisused ja seda ma mõtlesingi täna siin ka välja tuua. Ja hea meelega siis kuulata ka siin olijate mõtteid, kommentaare, täiendusi vastavalt sellele, mida siis keegi on varem kogenud, ükskõik siis isiklikult, tööalaselt. Nüüd, kui sellest lapse surmast rääkida, et siis võib-olla on hea nagu vaadata, et üldiselt räägitakse nagu kahes mõttes siis või jagatakse seda lapse surma kõigepealt nagu imikusurmaks, et seal siis hõlmab ennekõike sellist surnud sünde, sünnisurmasid, perinataalset perioodi ja siis need imikute äkksurmad ja siis nagu need ülejäänud surmad ehk siis laste ja noorukite surmad.
ja siis veel tegelikult kolmas grupp on siis nii-öelda täiskasvanud lapsed, kes ka surevad ja kus samamoodi vanemad leinavad. Ja enamasti tegelikult, kui me räägime lastest, siis suurem osa laste surmasid on siiski ootamatud, et on haigusesse tingitud surmasid, kus võib-olla on tänasel päeval ka Eestis juba loodud tingimused, et vanemaid toetada juba enne surma saabumist selle fakti kui sellise omaksvõtmises või siis ka leppimises. Aga siis just need ootamatud surmad, mis on ju tegelikult väga sage õnnetusjuhtumid lastel või siis juba, kui me räägime natuke suurematest noorukitest, ka need tahtlikud elu lõpetamised, et seal on sellist ootamatust ja mitte ettevalmistatud leina algust nagu omajagu. Ja samamoodi ma olen seda meelt, et kuigi me teame, et leina püütakse nii-öelda faasidesse jagada, siis minu jaoks tegelikult on 2 faasi, on see varajane faas ja siis on hiline leinafaas. Ja kõik need muud ülejäänud nähtused või leina tunnused siis tegelikult võivad mõlemas faasis nagu esineda. Aga lihtsalt, et võib-olla sellele varajasele faasile on siis rohkem omane see esmane šokk, mis on kindlasti väga suur, kui on ootamatu lein, et ka minu jaoks oli see ikkagi väga šokeeriv ja ma olen seda ka kirjeldanud, et tegelikult sa oled ikkagi päris pikka aega sõna otseses mõttes nagu udu sees, et ma ei oskaks seda teistmoodi välja tuua. Et sa tajud maailma, aga sa tajud maailma ikkagi väga teistmoodi. Ja võib-olla, mis on oluline veel, et see ei ole ainult nagu minu või ütleme vanema šokk, aga see on tegelikult terve perekriis sellel hetkel. Et mida tajuvad igaüks väga erinevalt. Et see on võib-olla niisuguse varajase faasi puhul, mida peaks nagu mõtlema, et tegelikult seal on hästi palju irratsionaalset, võib-olla isegi täielikku toimetulematust. Ja seal on see abiosa hästi ja toetuse osa hästi-hästi suur, et kuidas aidata sellest faasist nagu läbi inimene. Nüüd tavaliselt on see, et üks osa inimesi püüab siis ka üsna ruttu tööle minna, aga mina tegelikult läksin väga ruttu tööle, ühelt poolt oli see ootus mulle tööandjalt, et ma läheksin, aga ma olin ka ise lugenud, et mida kiiremini me normaalsesse ellu tagasi läheme, et seda parem. Ja sellel on alati jällegi nagu ühelgi väitel ei ole head ega halba, et sellel on nii positiivne kui negatiivne mõju, et positiivne mõju kindlasti see, et see aitab kodus tekitada seda rutiinset rütmi. Aga teiselt poolt lapse kaotus lein on ääretult ränk ja võib-olla vajaks see lein siiski esialgu niisugust aja andmist iseendale. Et see šokifaas saaks siiski nagu rahulikult läbi käidud ja kindlasti ei saa seda üksi, et sul on vaja tuge igapäevaselt siiski kedagi enda kõrvale, kas ta on püsivalt või ta on ajutiselt, aga et sul on kontakt kellegiga. Aga et siin tasub, ma arvan, toetada vanemaid kaaluma, et kui on võimalus lubada kas või nädal aega näiteks matustest endale veel seda ajapuhvrit, et just seda šokifaasist välja tulla paremini, et siis see on kindlasti kaalumist väärt või et seda tasub mõelda. Nüüd üks, mis selles võib-olla ka päris algfaasis tegelikult võib kohe pihta saada, on igasuguste, kuidas ma ütlen, võib-olla siis religioossete ja muude uskumustele toetamine. Et kui me igaüks oleme tegelikult endale ju ehitanud elus üles kuidagi mingisugused tõekspidamised, mille järgi me siis joondume, lisaks sellele, et me oleme, meil on üldinimlikud tahtmised.
aga et keegi usub meist jumalasse, keegi universumisse, keegi pöörab tähelepanu oma mõtetele, siis sellel hetkel tegelikult on hästi oluline teadvustada, et kogu see usk kukub kokku. Et ma isegi nimetasin, et ma olin nagu vaimne ateist sellel hetkel, et mitte teadlikult, et ma ei usu millegisse, aga ma ei osanud nagu sellel hetkel uskuda. Ja see on hästi oluline ka toe kaotus inimesele selles hetkes, et tal nagu kaob ära hetkeks kogu see pind, millele ta võib-olla sinnamaani oli oma elu üles ehitanud. Et see on kindlasti ka see, mis nagu selles varajases faasis kohe võib tegelikult ühelt poolt mõjutada seda faasi ja nagu välja tulla. Nüüd, kui ma mõtlen ka enda peale ja see, kuidas ma siis sellesse nii-öelda minu jaoks sellisesse teise või hilisemasse faasi läksin, millest ma arvan, et tegelikult ma siiski vahelduva eduga veel viibin ka praegu kindlasti, et siis selles on rohkem siis juba selliseid konkreetseid tundeid oli, et ääretult tugev süütunne, mis on tegelikult hästi palju selle süütunde kestmine ja ka intensiivsus väga palju seotud sellega, mida me kogeme ka pärast hiljem. Ükskõik, kas üldsusest lugedes mingisuguseid artikleid, mingeid mõtteid, sõltuvalt siis millesse see laps, kuidas on surnud, eks ju. Või siis konkreetselt mingid täiesti kõrvalised asjad, aga mis puudutavad näiteks kas või seda vanemlikku osa või siis sa nagu ronid sellest välja, sellest süütundest ja sa tegelikult väga kergesti võid tagasi kukkuda sinna süütundesse. Ja isegi ratsionaalselt aru saades, et see ei ole õigustatud, aga see tunne lihtsalt tuleb nagu sihukeste lainetena väga kergesti tagasi. Et ma arvan, et süütunne on sihukese hilise faasi võib-olla sihuke kõige pikem ja kõige kergemini nagu tagasi tuleb tunne. Teine, mida ma arvan, et väga paljud vanemad ühel hetkel, kui see šokifaas läheb üle ja kui me hakkame siis analüüsima, et miks see juhtus, miks minuga, me hakkame süüdlasi otsima, siis on ka see vihatunne, mis tekib ja mis võib samamoodi lainetada. Vihatunne võib olla nii-öelda välja suunatud, aga vihatunne võib tegelikult ka olla enda suunas ja ma tean, et seda ei julge vanemad tunnistada, aga mingites situatsioonides võib isegi viha tunda selle hukkunud lapse või surnud lapse suhtes. Et ka see on okei ja seda on võib-olla kõige keerulisem nagu väljendada, eriti kui me räägime juba täiskasvanud lastest, aga ka mis iganes ajahetkel. Et võib-olla ka see on asi, mida peaks vanemat julgustama, väljendama, sest see tunne lihtsalt jääb tema sisse muidu kinni, kui ta on välja öeldud, seda tunnet saab töötada vähemalt või temaga tööd teha, et kuidas seda vabastada. Aga et see võib-olla on ka selline vaade, mida just selles lapsekaotussurmas võib väga tugevalt tajuda. Hirm kindlasti võib-olla, mis on juba pisut hilisem, eriti hirm oma teiste laste suhtes, et see olukord võib korduda või kuidas see üks kaotus mõjutab teisi lapsi. Tegelikult on hirm ka iseenda suhtes ja minul näiteks isikliku kogemusena oligi see, et mul tekkis kõige suurem hirm esialgu hoopis iseenda suhtes. Et kas ma pean vastu sellele valule, sellele pingele, kõigele sellele, mis minuga toimus. Ja see ei olnud kohe väga värskes perioodis, vaid tegelikult kõige suurem hirm mulle enda pärast, et ma murdun ja teen mingisuguse täiesti irratsionaalse otsuse või sammu, oli 4 kuud peale lapse surma. Nii et see on tegelikult aeg, kus juba üksjagu inimesi nende jaoks on aeg juba edasi läinud ja sa jääd üsna üksi seda teemat läbi töötama. Et ma arvan, et isegi esimene aasta võib see hirmu teema olla üleval ja mitte siis ainult nagu teiste suhtes, vaid ka iseenda meelekindluse osas. Ja kui rääkida veel pikemast perioodist, siis
see lapsekaotus Leinale on hästi omane minu arust see tühjuse tunne. Sellele võib lisanduda ka üksindus, kõik on hästi palju sõltuv sellest, kes sind ümbritsevad, kuidas need ümbritsevate inimestega suhted säilivad. Aga just see tühjuse tunne, et nagu midagi on puudu või et seda osa minust ei ole enam, et seda räägivad väga palju. Ja noh, mõneti on see ka väga loomulik, eriti kui me räägime emadest tegelikult, sest see laps ongi ju tulnud meist ja ta on nagu mingis mõttes osa kogu aeg meist ja siis me tajume selle osa puudust ikkagi nagu väga kuidagi üheselt ja see on ilmselt nii sihuke alateadlik ja mitte võib-olla ka nagu teadvustatud mõte, vaid me lihtsalt tajume oma lapsi ka elupuhuselt osana iseendast. Aga et see tühjuse tunne võib olla samamoodi see, mis väga palju seda edasist toimetulekut mõjutab ja just sellist meelelaadi ja emotsionaalsust. Ja muidugi sellest on ka räägitud, et väga raske on rõõmustada pärast seda ja mitte ainult sellepärast, et seda rõõmu ei ole, et tegelikult see rõõm tuleb meie ellu, ma arvan, õige pea tagasi, sest meie ümber on tegelikult ju rõõmu jätkuvalt edasi. Aga just see vastuolu, mis iseendas tekib, eriti kui on sellised surmad, kus vanem tunneb eriti suurt kas süütunnet või on mingeid segaseid momente selles, kui on surmad, mis tingivad, ütleme, mingit ühiskondlikku hinnangut, et nendes olukordades on väga keeruline lubada endale seda rõõmu ja see on täiesti eraldi tee, kus sa õpid nagu endale nii-öelda endaga vestlusi pidama sellel teemal, et rõõm on tegelikult maailmas ju olemas edasi ka siis, kui et need on võib-olla need mõtted, mis mul nagu, ütleme, sellise Leina kui, ütleme, see lapsekaotus Leina kui sellise puhul ma välja tooksin. Nad tegelikult omaselt paljudele leinadele, aga lihtsalt kuidagi mulle tundub, et see lapsekaotuse etapis nad võivad olla nad äärmuslikult kõrvalt vaadatena võib-olla isegi ehmatavad. Siin mul ongi hea küsida kohe, et kas keegi tahab midagi lisada, keegi on veel kõrvalt näinud mingeid olulisi momente just selle Leina selliste tunnuste või selliste osas, mis võiks olla veel teistmoodi. Et kui ei ole, et siis ma räägiksin edasi, oligi siis järgmine mõte, et Lein on teekond. Mulle meeldib väga ühe ema kirjeldus, kuidas tema oma Leina võttis. Ta kaotas poja õnnetuse tagajärjel ja ta ütles, et tema jaoks oli Lein nagu seljakott, mis oli alguses, kui ta selga võttis, oli meeletult raske. Ja siis, kui ta hakkas siis edasi minema oma Leina teel, et siis ühelt poolt kõigepealt ta kohanes selle seljakoti raskusega ja järjest edasi liikudes selle Leina teel, et tegelikult ühel hetkel sealt seljakotist ka mingid asjad nagu said otsa või läks see seljakott nagu kergemaks. Ja sellepärast ma ei tea, kas see on omane võib-olla tõesti ka lapsekaotus Leinale, aga ühelt poolt me räägime, et Lein on ikkagi alguse ja lõpuga ja see Leina lõpuks me võiks lugeda sellel hetkel, kui me aktsepteerime seda kaotust ja sealt edasi me tegelikult hakkame ju seda kaotust nagu oma ellu integreerima lihtsalt, et kuidas me siis temaga koos oleme. Et lapsekaotus Leina puhul muidugi nii palju, kui ma olen lugenud ja kuulanud erinevaid arvamusi, siis ikkagi öelda, et see on tegelikult elukestev tee ja et see on tee koos selle Leinaga. Nii et ma ei oskagi öelda, mis ta siis täpsemalt on, et kas see lõpeb kunagi või see on lihtsalt siiski tee, nii nagu see seljakotki, et ta on meil seljas, aga me õpime lihtsalt selle seljakotiga koos tegema kõike, mida meil vaja on teha. Ja me õpime aktsepteerima seda olukorda oma elus, leides siis sellele lapsele
nii-öelda uue sideme selle lapsega, keda meil füüsiliselt enam ei ole. ja see on, ma arvan, tegelikult ka väga suur võti igas leinas, aga lapse kaotusleinas eriti, et meil tekiks see tähenduslik side selle lapsega uuesti, sest kui me räägime lahtilaskmisest, siis mulle tundub, et mõte lahti lasta oma lapsest on igale vanemale peaaegu et võimatu. Ja sellepärast mulle endale tundub, see on minu väga subjektiivne tunne, et mõte, et ma ehitan üles uue suhte oma surnud lapsega, on kuidagi minu jaoks nagu loomulikum. Ehk et ta on minu peresüsteemis tegelikult jätkuvalt olemas, aga tal on lihtsalt teistsugune koht. Ja meie suhe on teistsugune. Selles on minevikku, aga siis selles on see uus tulevik, millise siis iga vanem selle oma lahkunud lapsega enda jaoks nagu üles ehitab. Et see kindlasti ei ole ühesugune kõikide jaoks. Nüüd, kui me perest räägime, siis kindlasti on hästi oluline see, et me leiname kõik, üks hästi tore lause oli, et me leiname sarnaselt, aga samas erinevalt. Ehk et jällegi iga leina puhul hästi omane, aga lapse lein kuidagi puudutab kõiki seal perekonnas moel või teisel teistmoodi. Ja siin on jällegi omane see, et emadel võib see lein olla palju pikem. Teisest küljest emad võib-olla on oma leinaga avatumad. Et nad jagavad rohkem seda, mis nendes toimub, nad tahavad rohkem rääkida oma lapsest ja nende jaoks see laps nagu ei kao, et nii-öelda on kiiremini või kergemini nende elu osa. Et isade puhul võib see olla palju varjatum see lein ühelt poolt, et nad lihtsalt püüavad hakkama saada pigem seespoolselt, võib-olla aga see tunnete rääkimine, jagamine ongi keerulisem. Aga see ei ole absoluutne. Lihtsalt nii palju, kui mina olen kokku puutunud ja ka selles oma leinagrupis, siis meil on seal 2 isa, et ülejäänud on kõik emad, kes on käinud ja tegelikult, et see ilmselt kinnitab ka seda, et emad lihtsalt on avatumad rääkima ja võib-olla ka vajavad seda lihtsalt rohkem ja intensiivsemalt seda jagamist. Nüüd, üks hästi huvitav grupp on tegelikult täiskasvanud lapsed, kes surevad ja täiskasvanud laste vanemate lein. Et sellest on ääretult vähe räägitud, et kui sureb täiskasvanud inimene, siis tegelikult enamasti tegeletakse tema lastega, tema abikaasaga või elukaaslasega. Aga suuremal osal ju täiskasvanutest, kes surevad seal sellises keskeas, mitte väga vanana, et neil on ju tegelikult kusagil ka veel vanemad, kes on elus, kes võivad olla väga eakad ja päris tihti tegelikult seda ma olen näinud ka oma praktikas, et need eakad vanemad jäävad tegelikult nagu, kuidagi nad jäävad nagu sellest tähelepanust välja või see nende tugi või nemad tulevad meelde hoopis teises järjekorras. Et see on kindlasti ka üks teema, mis võib-olla on nagu selle lapse kaotusleina puhul natukene erinev, et me pöörame tähelepanu nagu lähimale ringile, aga et see lapsevanem tegelikult on samamoodi ka siis, kui olemas, kui laps on täiskasvanu. Ja seal on tegelikult üks väga suur murekoht, mis võib seda vanema leina mõjutada, on see, kui katkevad sidemed peale selle oma lapse surma oma lapselastega. Et mõnikord tulevad need hetked ette, ükskõik siis mis põhjusel. Näiteks tõesti ma olen näinud suitsiidsete surmade puhul hakatakse neid põhjuseid väga intensiivselt näiteks abikaasa lapsepõlvest otsima ja seal tekib niisugune pinge lähedaste vahele. Aga need põhjused tõesti erinevad olla ka täiesti reaalselt lihtsalt, et kuna ei ole seda vanemat, kellel ei käida enam külas ja see on tegelikult nagu täiendav lein veel nendele täiskasvanud
surnud lapse vanematele, et nad kaotavad tegelikult ka selle sideme oma lapselastega. Et see on võib-olla ka üks selline nüanss, mida võiks nende, kui me räägime lapse surmast, et millele võiks mõelda. Ja kindlasti on üks grupp, keda veel peaks vaatama ja kellega jällegi mul on just arstina olnud kokkupuude ja ma olen püüdnud ka oma lapse puhul oma emaga rääkida, need on siis vanavanemad. Et see on ääretult oluline märgata ka vanavanemate leina. Need vanavanemad tegelikult kaotavad lapselapse, et see on nende jaoks, eriti kui arvestada, et nad on võib-olla pika elu ise elanud ja siis tundub see lapselapse hukkumine ikkagi kuidagi oma elu kõrval nii ebaõiglane. Aga tegelikult, mis neid vanavanemaid veel mõjutab, on see, et nad näevad oma lapse valu ehk siis minu kui vanema valu kõrvalt. Ja nad kuidagi nad nagu kogevad kahte valu korraga, ühelt poolt, teiselt poolt emana või isana. Nad püüavad siis seda oma last ehk siis seda lapsevanemat, kes lapse kaotas, toetama hakata ja võib juhtuda, et tegelikult see nende oma lein ja selle teadlik läbimine ja toetatud läbimine jääb ka jällegi mingisse kaugemasse faasi või seda võib-olla ei panda üldse isegi tähele. Et seda on tõesti ka praktikas näha ja see lein võib siis tegelikult välja tulla hoopis mingisuguses järgmises neid puudutavas olukorras, on see siis mõni nende enda raske haigestumine, kus neil siis näiteks ilmneb, et neil ei ole ravisoodumust ja siis, kui tegelikult hakata natukene uurima, et kuhu taha see ravisoodumus on kadunud, tuleb sealt hoopis välja tegelikult see täiesti protsessimata jäänud ja teadvustamata lapselapse kaotus. Et see kindlasti on ka üks võib-olla sellise lapse kaotuse ehk siis siin siis nagu lapselapse kaotuse puhul, et teadvustada ka sellele vanavanemale, et ta ka iseenda leina oskaks läbi käia ja märgata oma tundeid selle juures, et ta püüab oma last aidata ja et seal on mitmed siis tasandid, mida tegelikult tema tunnetab. Ja laste kaotuse puhul või surmade puhul alati tuuakse ka selle lapsevanema leina juurde õdede-vendade lein. Et õdede-vendade puhul neid nimetatakse unustatud leinajateks. Ja sarnaselt vanavanematega tegelikult need õed-vennad kogevad ka nagu mitut kaotust korraga. Ühelt poolt nad kaotavad siis selle õe-venna. See kaotus, see taju võib olla väga erinev, sõltuvalt lapse vanusest, sõltuvalt nendest suhete lähedusest, väga paljudest nüanssidest. Aga tegelikult kaotavad need lapsed ka selle vanema, kes neil oli enne selle õe-venna surma, et see vanem ei saa kunagi olema enam samasugune. See ei tähenda, et see vanem on tingimata halvem peale seda, aga see tee, et see vanem jõuaks mingisuguse stabiilsuse nii-öelda oma uue normaalsuseni, et see tee on parasjagu ebakindel ja mõnel juhul toob laste suhetes niisuguse kaugenemise, mõnel juhul toob vastupidi tegelikult hoopis tugevama niisuguse läheduse ja seda teed kuidagi nagu läbitakse koos. Et see on ka kindlasti üks niisugune tahk, mis selle lapse surma puhul siis tuleks võib-olla pöörata just tähelepanu, et see õde-vend selles peresüsteemis võib ka jääda kuidagi mitme leina või erineva siis tahu nagu leina protsessi. Ta võib läbida mitut kaotust korraga tegelikult ühe surma puhul. Et need on minu jaoks need põhilised sellised minu enda poolt kogetud. Ka mina olen väga teadlikult püüdnud oma laste leina toetada, olen näinud, et kõik need leinad on olnud väga erinevad. Kellegi jaoks näiliselt kergem, kellegi jaoks ääretult raske. Ja
ja samamoodi siis tõesti olen ma ka oma emaga, kes ka minu lapsega oli väga lähedane ja kes mind on toetanud ja püüdnud olemas olla, et ma olen väga teadlikult püüdnud temaga rääkida ka sellest, et ka tema lein oleks nähtav ja võib-olla julgustanud teda ka jagama seda oma tunnet ja seda oma valu ja kõiki neid tundeid, et need tunded võivad olla vihast kuni sügava kurbuseni ja see kõik on vaja ka, noh, ka temal olla julgust, et ta võib kõike väljendada. Ja et need on need sellised erisused, mida mina siis olen kogenud või siis kõrvalt näinud. Küsin jälle, et kui keegi nüüd tunneb, et ta tahaks midagi lisada siia, hea meelega ootan mõtteid. Ma teen häälepaelad palla tihtipeale. Siis kui keegi jagama hakkab veel lisaks, et suure lootusega, et äkki keegi veel tuleb ja jagab ka enda kogemusi. Minul endal suri laps kõhus ära. Siis ma mäletan, kuidas moodi kadus tegelikult usaldus iseenda vastu ära. Ja muidugi ka see mõju, eks ju, et milline siis järgne rasedus oli ja kuidas seal oli tohutu hirm ja ärevus. Et kõik see jälle uuesti kordub. Ja mina sellel ajal ju ikkagi selline tugev Eesti naine, et arstile mõtlesin, et äkki saan natukene nutta ja piserdada, et selline asi juhtus ja arst ütles, et okei, eks ju. Et täiesti selline külm emotsioonita suhtumine ja siis oli kõik, ma tegingi näha, et kõik oli okei ja ega mina ei mäleta, kuidas minu lapsed sellega toime tulid. Et seda fookust üldse sinnapoole ei läinud, et neid ju mõjutas see samamoodi. Et pigem oli fookus sellel, kuidas moodi siis näida tugevana. Ja ma lisan veel just täienduseks Meelile juurde, et see vanemlus, mina kui vanem, et see võib saada just nimelt nii rasedusaegse surma juba, aga tegelikult ka hiljem, et kuna me vanemana tajume siiski, et me oleme oma laste kaitsjad, hoidjad, mentorid ja mis iganes põhjusel, siis eriti kui see surm on ootamatu, kui tal on mingisugust ükskõik siis mingit vägivaldsust või ka õnnetusjuhtum, et siis me tegelikult me saame, nagu see puudutab või õõnestab meie enda vaadet endale kui vanemale, et see mina kui vanem väärtusena, et see saab väga tugevalt samamoodi kannatada. Et see on ka üks tahk, millega tegelikult me pärast tuleb tegeleda, et see on ka see lapse surmale tõesti omane. Jah, et see nagu jah, et see väärtus võib olla ka, aga mis mul oli, et mul oli nagu see, kuna mul oli ju ainus tütar, onju, siis mul tekkis just nagu see küsimus, et kes ma nüüd siis olen. Et enne olin ma ema, onju, kes ma nüüd siis olen, onju. Et täiesti nagu, et mul on mingi roll on minult jälle ära võetud, et nagu see tuli hästi tugevalt. Ja tegelikult tuuakse üldse, kui lapse leinast räägitakse, siis tuuaksegi sellise nagu eraldi grupina või niisuguse erituge vajavatena välja just nimelt need, kes kaotavad kas ainsa lapse või siis ka need, kes mitu last korraga kaotavad. Et need leinad on ääretult keerulised ja just ainsa lapse kaotusel ju tegelikult on ju teada, et näiteks kui on üksikvanem, et siis see lapse olemasolu on ka selle vanema edasise elu ja kogu selle tema tervise aspektist ju ääretult oluline faktor. Et me ei ole ainult nii, et me oma lastele anname, vaid tegelikult ju lapsed on meie jaoks samasugune väärtus ja meie nii-öelda vaimse tervise tugi või selline, mis hoiab meid nagu erksana ja ütleme tervena, et seda tuuakse päris palju välja just, et see just jah, et need mitmiksurmad ja ainsa lapse kaotus, et need on nagu veel niisugune eraldi grupp, keda võiks käsitleda nende lapse kaotanute hulgas. Et see on ka. Kellelgi on veel mõni mõte, mõni kogemus kõrvalt näinud, mida tahab jagada?
kuulasin sind ja tegelikult kõike saab väga kinnitada, et nii see on. Minu lapse surmakogemus oli aastakümnete tagune. See jäi aega, kus ei olnud meil abistajaid, vaid selle surmaga tuli nagu kuidagi ise toime tulla. Ja kui ma kuulasin, sa ütlesid, et justkui kaks osa on selles leinas, et üks osa on see lein ja siis kuidas sellest välja tulla, siis minul see esimene osa pikkus oli, ma arvan, ma ei liialda, umbes 25 aastat. Ja alles siis hakkas tulema abistajaid. Ja tõesti, siis ma käisin lihtsalt ühest uksest sisse ja teisest välja. Ja iga abistaja juures käimine jälle aitas killuke edasi, aga mitte palju. Ja kui sa ütlesid, et lein on teekond ja teekond seljakotiga, et täna 41. aastal ma võin öelda, et see seljakott on endiselt seljas, aga ta ei ole enam nõnda raske ja ta on nagu selline magus, valus seljakott, et laps on olemas, laps on peresüsteemis olemas, lapsest on võimalik rääkida, lapse pilte on võimalik vaadata, et see ei tee enam niisugust valu. Aga ka see on õige, et sellised tugevad alusväärtused võivad puruneda, sest mina noore emana kaotasin usu Jumalasse, kui minu laps suri, siis ma mäletan, et ma olin täiesti raevus ja karjusin sinna kuhugi üles taevasse, et see ei ole normaalne, et see normaalne Jumal ja õiglane Jumal ei võta iial sellisest perest last ära, et miks teised lapsed saavad elada või midagi sellist. Et ma mäletan seda metsikut raevu ja see meievaheline tüli kestis ka umbes 25 aastat. Ja selle tüli lõpetamise, ma ei tea, käigus sattusin või keegi saatis mind ikkagi Jumala kooli õppima ja sealt ma sain veel ühe hariduse, et kuidagi kummaline on see maailmatee, aga selline ta on. Ja loomulikult ma mäletan seda hirmu laste pärast, et minul oli esimene laps, kes suri aasta 2 kuusena. Temal oli mädane meningiit ja meie päevane kiirabiarst lihtsalt ei tundnud seda ära ja terve laps suri 24 tunni jooksul, nii et see oli metsik šokk, mida me läbi elasime. Ja siis kohe hakkasid otsa teised lapsed sündima ja ma mäletan seda paanikat, see paanika oli kestev, et mis siis, kui järgmisega juhtub ja mis siis, kui kolmandaga juhtub ja täna, kui on mul peres 6 lapselast, muuseas see jant kestab edasi, et siin on paar surmalähedast kogemust olnud, kui laps on lihatükki kurku tõmmanud ja ma ei tea, kes on päästnud, keegi on päästnud, aga see jant läheb edasi, et see keha mäletab ja keha hirm on nii suur lihtsalt. Jah, nii on. Ja ma tahan väga hea, aitäh, see sama mõte, et kui me leinast räägitakse ju tegelikult, et meil on see normaalne lein ja komplitseeritud, et kirjanduse järgi ka, et lapse lein, ma ei ole seda vist maininud, et lapsekaotuslein on siis tegelikult ka üks sagedasemaid, kus nagu öeldakse, et tegelikult tekib see komplitseeritud lein. Teisest küljest mulle endale tundub, et kui me räägime lapsekaotusest, siis see komplitseeritud leina tegelikult võib juba rääkida, seal on erinevalt, kas me hindame sümptomite järgi, eks ju, näiteks on seal mingid enesetapu mõtted või liigne mingid ülekaalulised süüdistused ja nii edasi. Või siis vastupidi, et see mingi ajaline mõõde, siis mulle tundub, et lapse kaotuse leina puhul on ka see erisus,
et sellest komplitseeritud leinast nagu ei saakski ennem rääkida, just kui me ajaliselt mõtleme, kui ikkagi mitme aasta pärast alles, et see lein kestab seal võib-olla 2, 3, 4, 5 aastat, ta loomulikult ei ole nii tugev, nagu ta on seal päris alguses, aga et sa tegelikult tajud ikkagi, et sul lein veel jätkub. Et see on täiesti normaalne, et ma isegi arvan, et seal ei olegi õige rääkida komplitseeritud leinast. Jah, kui seal on muidugi enesekahjustamine või väga ikkagi rasked siuksed tunded ja mõtted ja mis see elu väärtust üldse ei leia või sul on toimetulekuraskused, siis ta on ja siis võib juba tegelikult poole aasta pärast öelda, et keegi vajab näiteks, ma ei tea, psühhiaatrilist ravi ikkagi abi. Iseenesest kirjanduse andmetel ja üleüldse ma arvan, et tasub selle leinavalu läbitöötamise esmaseks valikuks tõesti võtta siiski leinateadliku teraapia, mitte niivõrd ravimid. Et sellel on oluliselt parem tulem, kui me töötame seda valu, see on väga ränk ja see on tõesti koormav ja seal on vaja kindlasti tuge, eriti kui peres on lapsi, et keegi peab aitama neid seda protsessi nagu läbida sellel vanemal, ükskõik siis on see ema või isa. Aga et seda edasi lükata ei ole nagu hea, et siin mina kindlasti soovitan nagu pigem otsida seda abi ja käia seda valu nagu läbi ja leida see inimene, kellel saab välja rääkida need kõige mustemad mõtted, kõige rängemad süüdistused, kõige suurem viha. Tõesti, aga et sa tead, et saad selle välja, et see ei jää kuskile sinu sisse ja et see on turvaliselt välja saadud ja et siis ainult sa saad nagu edasi liikuda ja tilkhaaval hakata kõike seda valu endas nagu siis tükikese haaval või parandama, sest alguses on seda kõike lihtsalt nii palju, et see nagu matab su enda alla ära ja nagu mulle üks terapeut ütles, et kui väga tükk aega me ei suuda seda surma üldse, me ei suuda seda omakski võtta või see tundub nagu, et see ei saa olla minuga toimunud. Isegi kui me oleme matustanud, kui me käime haual, kui me reaalselt puutume kokku, siis ta ütles ka, et tegelikult aju ju kaitseb ka mingil määral sind, et see valu on lihtsalt nii suur ja ta laseb nagu tükihaaval sul seda infot jälle kohale jõuda. Ja mulle endale on väga meeldinud ja nii palju, kui ma olen nende emadega rääkinud, kes on lapsed kaotanud peale mind, et mina olen väga öelnud, et see väikese sammu soovitus meeldib mulle, et me kujutame ette, et kui me kukume ja me oleme täiesti ära lõhutud keha poolt, siis me ei saa kunagi pikka sammu hakata võtma. Ja kuna me hakkame ehitama seda uut elu, meil kõik lõhutakse ära, meil lähevad baasväärtused, meil kõik läheb killudeks, siis tegelikult me oleme nagu lapsed alguses ja me tegelikult, kuidas väike laps õpib kõndima, võtab ikka ühe sammu, vaatab, kas tasakaal püsib, võtab teise ja mulle hästi meeldib see ühe sammu, väikse sammu teooria, et esimene hetk peaks olema hästi aeglane ja lubama endal ainult tõesti tilkhaaval edasi liikuda, ükskõik kui kaua see aega võtab. Oluline on, et tajuda, et me liigume edasi, kui vaja abiga, kui vaja saame ise, aga et see on ka võib-olla selline mõte, et me ei pea kohe suutma taastada ka seda uut normaalsust, sest iga ülesehitus on protsess, see võtab aega. Ja et seda hästi toonitada ka, või mina olen vähemalt soovitanud emadele ja mulle endale tundub, et see on neile toeks olnud, et nad teavad, et neil on aega aeglaselt hakata seda uut elu üles ehitama. Et see mõte võib-olla ka siia juurde veel. Aga et kokkuvõttelt jah, et see lapse kaotuslein võib olla oma kulult pikem kui võib-olla mõni teine lein, et ühtegi leina muidugi ei saa võrrelda ja kõike sõltub tegelikult, mis seal elus veel peale tuleb ja kui toetatud see lein on ja nii edasi. Aga lihtsalt juba iseenesest on nii keeruline ja nii raske, et see läbiprotsessimise aeg on lihtsalt selle võrra natukene pikem. Mina küsiks siis nagu kogemuse kohta, et mida teha, kui on pere, kus on laps kaotatud,
aga ema-isa selle leinaprotsessi käigus nagu täiesti kasvavad teineteisest nagu lahku. Kuigi peres on üks laps veel, aga see omavaheline läbisaamine on järjest rohkem nagu põhimõtteliselt olematu. Ma kohe vastan 2 sõna, et tegelikult ma lugesin ka natukene selle kohta üldse, kuidas lapse surm mõjutab abielu ja on üsna levinud teooria, et see toob kaasa lahutuse. Tegelikult on neid uuringuid tehtud ja see nagu ei ole päris nii, et tingimata lähevad vanemad lahku, et isegi öeldakse, et suurem osa ei lähe ja pigem lagunevad ära need liidud, kus kas juba ennem oli mõni mure. Teine asi, kui inimesed iseenda leinaga ei tule toime, et nad nagu üks osa, mis aitaks peres või ütleme suhtes seda leina või ütleme suhet hoida või säilitada selles leinas on see, et tegelikult kumbki inimene peab selle oma leina ka läbima. Ja kolmas, mis ka oluliselt mõjutab, on see, et kui kuidagi see lapse surm on näiteks ühe vanema mingisuguse reaalse süü või toime mingi mõjuga seotud. Näiteks laps läheb ühe vanemaga ujulasse, upub seal, et siis kuidagi teine vanem tunneb, tal on see süüdistuse moment, on ju, ehkki see ei pruugi ka jälle olla ratsionaalne ja kõigiga võib juhtuda. Aga et seal nagu, ehk et see vastus oleks see, et need vanemad kõigepealt tulekski aru saada, et milline vaade on kummalgi vanemal teise vanema suhtes, kuidas nemad näevad selle teise vanema rolli selles kaotuses. Ja kui seal on mingisuguseid süüaspekte, et siis kindlasti oleks toetav, kui neid käsitleda, et millele see süüdistamine näiteks tugineb, kuivõrd ratsionaalne see on, nii edasi, et seal on kindlasti oleks vajalik nagu teadlikku sellist leina ütleme nagu kõigepealt isikutel endil sellist nagu oma leina ja oma tunnete ja oma mõtete analüüsi. Ja muidugi tegelikult ikkagi soovitatakse vanematel ka siis koos käia teraapias. Kahjuks mõned korrad siis tõesti lähebki nii, et vanemad lähevad lahku. Mulle meenub ühe koolitulistaja ema nii-öelda mõte või arvamus sellest, et üks põhjus, miks need suhted ka lahku lähevad, on see, et igaüks ikkagi protsessib seda leina nii erinevalt läbi. Ja juba see võib inimesi lahutada, kui näiteks ema soovib jagada, või ütleme üks vanematest soovib väga jagada, see on tema nii-öelda leina tee, see on tema paranemise tee ja samas teine vanem ei soovi üldse mitte midagi sellest rääkida. Et see on hästi suur vahe nagu juba tegelikult 2 inimese vahel ja seal on võimalik koos edasi minna, nii et lihtsalt tuleb vastastikku aktsepteerida teine teise leinateed või leinamise viisi, ütleme siis nii. Et seal on kindlasti nende just selle erinevate leinamisviisidega nagu ütleme selgitamine ja siis teise inimese aktsepteerimine, aga kui seal on see süütunne või süüdistustunne vahel, et siis on see moment kindlasti mõjutab, et seda on toodud ka välja. Et suhted võivad täiesti katkeda vanemate puhul, kui see süümoment on. Hoolimata sellest, et on ühised lapsed ja tegelikult näiteks ongi vaja võib-olla edaspidi ka veel suhelda, aga üks vanem ei ole võimeline teisega üldse suhtlema. Et kindlasti selline kooslus või suhe vajaks leinateadlikku teraapiat. Või Meeli, oled nõus minuga, sina oled pikalt teraapiat teinud? Jah, selles mõttes küll, et ma olen nõus kõige sellega, mis sa ütlesid. Kõik need erinevad leinamise viisid, kas see tekitab konflikti seal peresüsteemis, süütunne ja süütunne, kas ta on siis varjatud süütunne võib-olla, et mõnikord me ka ei taha tunda mingisuguseid tundeid oma lähedase inimese vastu, aga nad kuskil seal all sügaval ikkagi on. Ja mis on see varasem suhe, milline ta on, kas nad on toetatud või nad ei ole toetatud. Et kõik need aspektid siin juures on hästi olulised. Üks oluline nüanss on veel, et teadmata konkreetse leina kestvust või pikkust, et tegelikult saab ka intiimsus mõjutatud ja just läbi selle, et tegelikult leinajal endal
enne kõike, võib see soov niisuguse intiimelu järgi ja niisuguse intiimse läheduse järgi olla nii madal. Ja see omakorda võib tegelikult põhjustada samamoodi niisuguseid teatavaid hirme, et see eemal hoidmine on nagu teatav niisugune nagu kate sellele, et teine ei märkaks seda, et mul on see intiimsus praegu maas või kuni impotentsuseni tegelikult välja räägitakse, sest lapse kaotus on ikkagi trauma, ta on sügav trauma ja see võib põhjustada ka iseenda puhul intiimsuse langust ja siis võib-olla niisuguse eemaldamisega püütakse üldse seda varjata, seda muutust selles intiimsuses. Ka üks tahk, millesse kindlasti võiks vaadata inimesed. Jah, ja mõnikord on nii, et üks tahab hästi palju lähedust, hästi palju füüsilist kontakti või emotsionaalset kontakti ja teine jällegi ei ole võimeline, et on vaja rohkem sellist eraldumist või oma keskis läbi protsessimist või kas tal on kerge väljendada ennast või mitte. Et see on selline hästi mitmetahuline küll kahjuks jah. Kui ma vaatan kella, meil on aega praegu selline 7 minutit, et Karmen siis sulle teadmiseks, aga ma võib-olla annaks täitsa, kas sa tahad, et ma ise võtan kokku või pigem? Ma võin lihtsalt öelda enda poolt võib-olla lõpetuseks, kuigi ma lasen kõige viimase sõna Meelile öelda, et mulle endale lihtsalt tundub, et hästi oluline ikkagi on selle leina läbimisel see kogemuse jagamine. Mina olen saanud ääretult palju tuge sellest, kui mu laps suri, siis ma arvan, et ma ei valeta, aga ma kuulasin vähemalt 100 lugu läbi, erinevaid kaotuslugusid, mida siis vanemad jagasid. Ma isegi ei tea, et mul oleks seda tol hetkel nii palju vaja olnud, aga mul oli lihtsalt vaja kuulata, kogeda, saada aru, mis see maailm on, kuhu ma sattusin. Ja mulle tundub, et see kogemuse jagamine on äärmiselt oluline. Ja teine asi, täna on tõesti juba 2 aastaga meil muutunud, et meil on siiski tekkinud mingisugune kriisireageerimine. Vähihaigetele lastele on juba mõnda aega tegelikult see hingehoiuabi olnud. Aga kui me mõtleme, et väga palju lapsi siiski sureb ootamatult, et siis ma arvan, et meil on hästi suur potentsiaal veel siin nagu muuta just seda tugigruppide või toetatud ja mitte niivõrd üks-ühele teraapias käimist, aga mis just tugineks sellele kogemusele ja sellise vahetule jagamisele. Et mina näen hästi suurt rolli sellel osal, nii selles mõttes, et see toetab meie enda mõistmist, et me ei tunne ennast kuidagi nagu valena, kui me kogeme ühte või teist tunnet, aga teiselt poolt, et see aitab kindlasti ka seda leina või protsessi mõistmist üleüldse nagu paremini edasi. Et grupis on ikkagi erinevad kogemused, erinevad arvamused, erinevad olukorrad ja see on hästi suur nagu võti, on see niisugune grupitoetus. Grupis megi tihtipeale tunneme ka seda sarnase kaotusega inimeste puhul, et meid mõistetakse. Et kui tihtipeale sellest mõistmisest tuleb väljaspoolt puudu, et siis uskumuse teadmine on juba seal grupis olemas. Eriti leina hilisemas faasis, kus teiste elu on hästi edasi läinud, aga meie tegelikult ikkagi käime veel, lähme natuke tagasi, käime uuesti läbi seda olukorda ja võime siis seda enam. Absoluutselt. Meil on aega nüüd 4 minutit, aga tegelikult see 4 minuti sisse veel mahub ka, kuidasmoodi sa tänase tunni aja iseenda jaoks kokku võtad. Et võib-olla kõigil ei ole võimalik öelda, aga ei tea ka, et mis on see sõna või lause, millega sa siit peatselt selle Leina Kohviku arvuti ekraani tagant edasi liigud. Ma ütlen esimesena, mina olen hästi tänulik kõigile, kes tulid. Et ma arvan, et ma tänan Meelit veel kord, et ta julgustas mind üldse sellist teed siin täna ette võtma. Ja ma arvan, et see on hästi oluline, mida rohkem me teame, seda paremad toetajad me oleme. Me kunagi ei tea, kus see hetk kedagi võib tabada. Nii et mina ütlen aitäh kõigile. Aitäh.
Ja veel, meil on kohe see rikkalikult 3 minutit, et täitsa iseenda jaoks, kusjuures on ka hea kokku võtta, kas on see mingisugune sõna, kas ta on loogiline, ebaloogiline, see ei ole üldse oluline. Kui tuleb mingi lause, mis sul aitab enda jaoks tänase teema kokku võtta, see on emotsionaalne teema. Mina võtan siit sellest jutust kaasa selle seljakoti ka rändamise või teekonna metafori, et mina olen üsna teekonna alguses, aga äkki lähebki nii. Aitäh. No veel. Minu meelest hästi oluline, mida mina kaasa võtan, on tõepoolest, et vanavanemate grupp, ma jäin praegu mõtlema, et kui minu laps suri, siis ju minu vanemad olid, ma ei tea, nad olid nooremad kui mina täna. Ja tõesti, ma ei ole kunagi elus selle peale mõelnud, et kuidas nemad seda läbisid ja abikaasa vanemad. Ja kui minu laps suri, siis õde oli 10-aastane. Ma kohtun homme oma õega, ma küsin, mida ta mõtles sel ajal, kuidas ta tundis, et see oli hästi oluline minu jaoks. Ja muidugi veel täiskasvanud laste vanemate grupp, et hästi olulised asjad olid täna siin, mis panid jälle omakorda edasi mõtlema ja kuidagi meelde jääma. Aitäh! Aitäh! Ja mina ka omalt poolt tänan kõiki, ehk siis tänan sind, kes sa oled täna teisel pool ekraani. Loomulikult tänan sind, Karmen, et sa võtsid aja, et täna siia tulla, täna siin jagada, ette valmistada ja tuua jälle Leina erinevaid tahkuseid esile, jagada ka oma kogemust. Ja tänan ka sind, kes sa vaatad seda salvestust tagantjärgi. Ja Leina Kohvik, järgmine Leina Kohvik on 6 aja pärast ja siis tuleme jälle uue teemaga. Ja kui sa soovid Leina Kohvikutega liituda, siis on võimalik ka täitsa sellise nimelistiga liituda, et siis jõuab informatsioon sinuni. Ja loen ka chatist, et oli väga toetav ja abiandev. Mul on hästi hea meel ja nii liigumegi üheskoos Leina teadlikkuse tõstmise suunas, et iga Leina ühel hetkel oleks toetatud sõltumata sellest, kus kohas ta on ja sõltumata tema kaotusest. Aga ilusat südant puudutavat õhtut ja kohtumiseni.